Tere! Täna alustame päeva Hiroshimas. Hommikul esimese asjana läksime vaatama Hiroshima tuumapommi plahvatuskohta ja tutvusime muuseumis tuumapommi ajalooga. Kuna meil oli tol päeval aga tihe graafik, siis liikusime peale muuseumit kohe edasi Miyajima saarele. 2 minutit laevani. Jookseme. Seal on teine laev. See on meie laev. No nii, oleme nüüd praami peal, sõidame Miyajima saarele ja veedame paar tundi seal ja siis liigume järgmisesse kohta. Miyajima saar on Hiroshima rongijaamast rongiga kuskil 30 minuti kaugusel ja sealt edasi sõidab kuskil 10 minutit praamiga. Praamid väljuvad iga 10 minuti tagant ja piletid on umbes 400 jeeni. Ma käisin esimest korda Miyajimal 2017. aastal ja see saar kuulub kindlasti mu top 5 lemmikkoha hulka Jaapanis. Algse plaani järgi oli meil üldse plaanis saarele ööbida, kuid mida rohkem reis lähemale jõudis, seda rohkem tekkis kohti, mida vanemad tahtsid graafikusse juurde lisada. Ja nii läks meie reisiplaan aina tihedamaks ja tihedamaks, sest mine tea, millal nad jälle Jaapanisse saavad tulla, eks ole. Mis sa tahad? Mul ei ole midagi. Kuule. Ei söö. No kui mõni isuäratav koht on, siis lihtsalt võtame. Seal on ka. Šokolaadiga. Ma ei anna. Ei anna. Kreemi oma on minu lemmik. Läheb veel ostma. Oli head. Meeldivad? On küll head. Ja värske. Hea magustoit. See, et kui ma esimest korda siia saarele tulin, siis mulle ka need nagu just värskelt nii meeldisid, et ma ostsin mingi terve kotitäie neid. Siin on jälle see Hiroshima okonomiyaki, mida me eile sõime. Küpsetatud austrid. Hiroshimas kasvatatud kohalikud. No ja kuidas? Fantastika. No väga hea. See on mingi juustuga mingi siuke kalakoogi pulk.
juustu ja peekoniga. Ja. Ja siin on lihtsalt kana. Ja siin on su kana. Ta ütles 10 minutit. Ta ütles 2 minutit. Tulin. Mis kalad on? Ma arvan, et see on igasugused kalad nagu tehtud niimoodi massiks ja siis sellest tehtud selline nagu kotletilaadne asi. Just on sees. Jaa, see on kana. Ei ole kindel, see on väga hea ka. Ei, kana. Sa üldse mida ma söön, aga see on hea. Veetsime saarel paar tundi ringi jalutades ja siis oli aeg minna edasi järgmisesse kohta. Tegelikult tahtsime Miyajima saarel minna köisraudteega mäe otsa, kuna seal on väga ilus vaade, kuid kahjuks oli köisraudtee parandustööde pärast 3 kuud suletud, mida ma märkasin muidugi alles paar nädalat enne reisi. Ja sellepärast tuli teha plaanis väike muudatus, kuna vanematel oli tugev soov köisraudteega sõita kuhugi mäe otsa. Uurisin erinevaid kohti ja kuna meil niikuinii oli plaanis õhtul Kyotosse sõita, siis leidsingi variandi, mis poole tee peal ette jäi. Selleks oli Shinkobe rongijaamast 5 minuti kaugusel olev köisraudtee. Nüüd me oleme Kobe linnas ja lähme köisraudtee peale. Kobe Nunobiki köisraudtee. Sõit mäe otsa kestab kuskil 10 minutit ja edasi-tagasi sõit maksab 2000 jeeni. Tegelikult on mäe otsas ka suur lilleaed ja mitmeid restorane. Veebruaris aga seal polnud väga mida vaadata ja lisaks sadas veel lörtsi ka sellel päeval. Seega läksime mäest üles, jõime seal natuke kohvi ja siis kohe tagasi alla. Kus turvavööd? Number 27. Noh! Läks üles. Ja läks! Ohohoho. 400 meetrit. No muidugi. Kuidas? Kuule. Jaa, Tasus käia. Isegi ka ainult korraks. No mis siis? No väga hea. Tiheda graafikuga on ikka see mure mul, et kas see või teine koht oli üldse minekut väärt, kuid vanemad jäid rahule. Järgmine peatus on meil Kyoto ja sellest tuleb reisi kõige tähtsam osa. Nimelt põhjus, miks vanemad üldse Jaapanisse tulid, oli see, et ema sünnipäeva tähistada ja see oli meil plaanis Kyotos.
seega järgmised paar päeva veedame Kyotos ja Naras. Selleks korraks kõik ja järgmise korrani.